et esimene küsimus on alati see, et millised koolid on valikus. Ma soovitan alustada selliselt toredalt lehelt koolikaart.hm.ee, ma panen kõik need lingid siia alla kirjeldusse ka. Just praegu ilmus Õhtulehes jälle nüüd eelmise aasta riigieksamite tabel. Üldiselt ma soovitan vaadata matemaatika taseme järgi kooli, sest väga vähesed inimesed jäävad ette eesti keelega ja inglise keelega. Tänapäeva noored üldiselt, siis sa pead olema väga laisk vorst, et inglise keele pärast kuskilt koolist välja kukkuda. Aga kui te ei taha tasulist Õhtulehte osta, siis on nipp, kuidas te näete ka kõigi koolide riigieksamite tulemusi, mida paljud ei tea, on selline lahe leht nagu haridussilm.ee. Muidugi kindlasti tasub ka kooli valikul mõelda lisaks õppekavale ja suundadele ja moodulitele, mis su hobid on, mis su huvid on. Sest gümnaasium ei ole ainult see koht, kus sa õpid, vaid see on ka see koht, kus sa lood oma võrgustiku tulevikuks. Üldiselt ma soovitan kandideerida pigem natuke rohkematesse koolidesse, sest ma ei kujuta ette, kui suureks läheb see paanika praegu, kui kogu see mass korraga peale lendab. Kuidas see süsteem käib, et kui palju loeb esimene eelistus? Oled endale koolid ära valinud, otsinud nende kohta siin infot haridussilmast, käinud koolide kodulehel, vaadanud, mis on õppesuunad. Kogu info on siin kirjas, pange see kalendrisse ära. Siis on 13. veebruaril on infotund, seda tasub ka praegu käia kõikide koolide vaadata, kus on infotunnid. Sest aprillis peab teil juba tegevusplaan olema, sest see peab start ja selline spurt, Okei, palju õnne teile noored, tuleb välja, et kuna mõlema nii Tartus kui Tallinna 17. mail sisseastumiskatsed, siis hetkel, kes mõtles, et ta proovib nii Tartusse kui Tallinna G4 koolidesse, siis see plaan vist läks vett vedama.